Joo YouTube, siin on teiega jälle suvekas poiss ja Hani. Täna on Hani proovib 14. osa ja täna me proovime marineeritud kurgikesi. Ja üks asi veel, palun ärge öelge Joorsile, et ma maitsesin tema sõpru. Ta muidu tapab mu ära ja te ei näe enam mitte kunagi. Nii, alustame siis proovimistega. No vaatame enne, mis kurgid meil on siis. Siin on meil delikates kurk. Siis on meil siin, vaatame, piprakurk. Näe, isegi paar pipart on siis. Ja siis kodukurk. Ja üks piim, et suud värskendada. No alustame siis proovimisega. No ja kurk, need ei käi. Minikurgid. Ei saanud väga aru. Ja nüüd väike värskendus. Kuidas ma nüüd seda selgitan? See oli selline, kui ma seda hammustasin, eks ja sõin, siis nagu sealt seest tuli seda head nagu soolane vesi välja ja selle peal oli ka selline. Ja see nagu tundus nagu, seal oleks nagu ka natukene teravust, oli see nagu pipart või selline, hästi vähe oli seda tunda. Aga muidu päris hea kurk isegi, sööksin terve kurgi pataka ära ja annan hea mõnusa hinde, 7. Nii, las läheb. Võtame selle piprakurgi. Isa õpetas mulle, kui sa lihtsalt keerad korki, siis on küll võimalik, aga see on hästi raske, sa pead nagu korki suruma, siis nagu see õhk tuleb sinna nagu ära, nagu sa pead surud nagu seda õhku ja siis nagu plahvatab, nagu midagi vulkaani sarnast. Mina arvan, et see lihtsalt nagu üks tavaline piprakurk, eks, aga tundub, et see on ikka tõeline, see ei ole piprakurk, vaid see on tsillikurk, mis on tegelikult tsilli, aga maskeeritud kurk sinna on nii. Kui ma maitsesin seda, siis maitse oli nagu täitsa tavaline soolane kurk, eks, aga kui nagu paar sekundit hiljem hakkas see kõvasti selline pipar mind suud keelt keeletama, et nagu tavaline taks kohe midagi juua. Ja sa hakkas mind peaaegu tapma. Ma ei tea, kas sellega saab sõpradele võib-olla natukene pränki teha, aga muidu päris hea. Annaks sinna 90. Ja nüüd viimaseks kodukurk. Mul sellest eelmisest piprakurgist ikka veel kipitab kurk. Tõsime ära marineeritud selle.
seda tähele pange, lihtsalt võtsin vale lonksu. Jah, kurk ka pidi. Peaaegu unustasin. Väga pehme kurk. See mõitses nagu, kui ma jõin seda vett, siis oli nagu hea mõnus soolane, aga kurk, mis oli selline nagu täiesti tavaliselt soolakurgid või hapukurgid, täiesti tavaline kurk. Seal suurt maitset väga ei olnud. Võiks midagi lisast ka olla. Ja lõppmäng. Nii, vaata tšillit. Nii, piimakurk. Proovime ära. Ska få ståkend. Suva. Sen akna laua peal. Oi, piimaga, see on veel parem, sa võtad nagu natukene seda tšilli maitset ära, eks. Aga nagu selline kuradi kange, see on ikka, see on peaaegu sama kange kui tavaline tšilli umbes, aga natukene sinna-tänna kanti. Aga kui ma soovitan teil ükskõik mis kurki, kõik on söödavad, tulge võtke, mis tahab, kurgid on tasuta siin hinna peal, panen 1 sendi siia peale ja siis tulge ja võtke. Piima ei saa kahjuks. Happu! Ja mina saan siit värsket olmapiima. Sellega on video lõppenud ja head aega!